Ahoi, kevad käes, päike paistab, enamus inimestele tähendab kevad aiatöid ja maja ümbert koristust ja pikki jalutuskäike metsas. Minu jaoks tähendab see Dünos istumist, võidusõitudel käimist, logide analüüsi ja seda päris igapäevaselt, nii et ma keeran kaamera ringi, vaatame, mis siis seekord. Meie hea tuttav Ford Ranger. See on siis 215 kilovatti originaalist, nagu me oleme rääkinud, kohitsetud versioon. Vaatame, kas saame siis teha talle 150 hobujõudu juurde ja ta täitsa sõidetavaks, sest et need euronormid on ikka selle auto ikka väga maha matnud, nii et hakkame tööga pihta ja siis räägin juba täpsemalt. Teistel on Düno ekraan on siin samas akna juures. Siin on, ta jälgib mind. Nüüd ta ei taha, et ma keeran ringi. Põhimõtteliselt sellel on siis vaja siit üle ääre vaadata. Palju siis tuli. Meil on küll reguleeritav varras, aga nad ei ole nii universaalne, et kõikide autodega oleks mugav. Paljud kasutavad eest kapoti juures on ju seda Düno display'd siis või siis telekat on ju. Aga päris paljudel juhtudel tuleb kapott lahti hoida, mitte selleks, et oleks juba lahe, et ta saaks rohkem õhku või hingata. Tegelikult võiks olla see kapott kinni ja imiteerida autosõitu, on ju. Aga ütleme niimoodi, et mul on mõned tulekahjud Dünos olnud, siis ma eelistan seda, et kapott oleks lahti, et ma visuaalselt näeksin, mis seal toimub ja siis ma ei saa eest suurt ekraani kasutada. Ja kui ma siit mingigi error on, mingi leke, mingi suits, mingi tahm või mingi pritsimine, siis ma kohe seda näen, et kui kapott oleks kinni, siis läks oluliselt kauem aega. Aga Düno läks nüüd tööle ja teeme siis baastõmbed ja vaatame, mis ta siis originaalis teeb, kas on nagu teised siin 220 hobujõudu või ei ole. Päris huvitav. Kõik teevad 220 hobujõudu ja 370-80 newtonmeetrit rattast. No selge, hakkame tuunima. Hakkab tulema. 220 muutus 334-ks. 379 newtonmeetrit muutus 520-ks. Vaatame logi ja sätime ära. Jep ikka kui vaatad nagu seda graafikut, siis on nagu täiesti ulmena. See on ikka uskumatu, kuidas nad on piiratud. Aga lõuna peale, teen väikse lõuna, näitan teile siis lihtsalt vahepeal, mis siis toimub. Siin on nüüd 4 rattast 220 versus 350 ja siis 379 või versus 532 on praegu. Ja ma eeldan, et see ei ole veel lõpp, aga see on see, mida ma olen ka teistele samasugustele pannud. Antud hetkel lihtsalt proovin ära, mis on siis päris maksimaalne selle konkreetselt originaalrauaga autol. Ja kuigi võiks juba praegu rahul olla, see on täitsa sõidetav auto mõnusalt ühtlaselt veab ja ilus sile graafik on. Nii et võiks ju öelda, et on valmis, aga nii kaua, kui ma ei tea päris piiri, nii kaua ei saa öelda. Nii et hakkame pihta.
hakkab looma, ma arvan, ma olen täitsa juba valmis, nii et loodame, et siin teised liiklejad saavad aru ikka, et siin käib ikkagi auto testimine, vaatab mingi idioot on roolis, pidurdab ja gaasitab, nii et vahepeal sõidab 80-ga, siis sõidab 100-ga. Varsti tuleb kaikaga välja, annab mul peksa. Aga auto on äge. Nagu eelmisedki korrad, kiidan seekord ka, täiesti sõidab. Täna on väga kõva tuul on väljas, et natuke ebamugav on siin suuremal kiirusel, aga logi näeb väga hea välja nagu dünos ja turborõhk on paigas ja arvestades, et siin on selline jõulisa, see on ikka vägev. Kas ma nüüd näitasingi teile seda või? Mul ei näitamata ju. No hea küll. Paneme pildi siia, et milline see graafik nüüd välja näeb. Lõpetasin dünos ära. Nüüd on mul siis tegelikult välja töötatud nii Vintsiga autole soft, siis on originaal interkuuleriga Stage 1, Stage 2 ja siis on varsti ka olemas selline seade, mis on siis suure interkuuleri, downpipe'ide ja muude juttudega, nii et see auto tuleb ka üsna varsti. Ja siis saame võrrelda, palju siis üldse selles rauas nagu vahetan praegu hetkel on täiesti stock auto, mis teeb ja toodab siis, mis täist tuli 240 versus 387. Noh, 150 hobujõudu põhimõtteliselt täiesti nipsust. Noh, kui nii saab öelda muidugi. Oleks päris palju tunde seal dünos, aga põhimõtteliselt allus igale tuuningule ja iga asi, mis ma tahtsin saavutada, sai ka saavutatud. Aga teie subscribe, like on ju jälle. Viimasel ajal te panete vähe like, pange rohkem like ja siis toodame edasi, nii et kevad on käes, aeg oma pillid välja.